Sanovits kiikab korraks veel siiapoole ka ja siis annabki avavile ning 24. vooru kohtumine Levadia ja Trans alanud. Selge on, et 90 minutit see mäng nii ei lähe, nagu me praegu seni oleme näinud. Juhtub 1-2, kui nüüd kaotab palli Pavlov Vašjuk. Lepistu proovib tõsta, aga see on Pavlovi jaoks lihtne saak ja milleks hakata nii-öelda rütmi ja rutiini lõhkuma. Vašjuk nüüd ise kastis värava ette ja sealt mängitakse siiski lühidalt lahti ja nüüd ei ole paha plaan Sakarljukale mängida ja Sakarljuka proovib ka ning Mihhailovil varianti ka selleni jõuda, kuigi korraks nagu lootus tekkis, aga kui Peetson keha vahele sai, siis nagu tammepuu maa sees juurtega. Kaugelt nüüd ja ei ole paha löök. Aga ei jäänud ka nüüd ja nüüd ollakse juba jälle madalal tagasi ja hakkab jälle see male mäng pihta. Kaugelt. Siin on nüüd natukene mingit ruumi. Pall jääb Beglarishvilile läbi sööt veel ka, siit on nüüd võimalus lüüa ja tuleb ära see 1-0. Esimese poole lõppu Bogdan Vašjuk ja ikkagi Transi kaitse kärises sellel kõige valusamal hetkel ja Levadia saab oma tahtmise kätte. Valus Transi jaoks, aga väga magus Levadiale. 1-0 esimese poole lõpus. Lükati lihtsalt läbi sealt meeste vahelt ja lükati ära. Jõulisemalt ründama või midagi. Ette posti ja 2-0 ja õigu kergelt tuleb see nüüd ning kas on Lepistu see, kes sealt ära lööb. Läheb kohe tänama nurgalöögi andnud Beglarishvilit, kelle arvel on jälle üks väravasööt ehk siis mõlemad 2-0 ja nüüd võib Levadia ennast küll juba palju paremini tunda, aga Transil kõige valemal hetkel tulevad need väravad ka. Esimese poole lõpus, teise poole alguses ja Käose toetust ja seda on sealt ka tulnud varasemates mängudes. Kui nüüd siit võimalus lüüa, vaatame, kas on selles mõttes ülbust ette posti ja Peetson seekord meeskond. Kirs ja Anier saavad minna kahekesi 5 vastu, Kirs proovib ka kaugelt ja kavalalt, aga väravakatusele. Vašjuk tõstab ise nüüd karistusalasse, seal on täiesti üksinda Anier ja väga isetult läks veel söötu mängima ja nüüd saab Pavlov lõpuks palli kätte. Trans on kaotusega leppinud, aga tegelikult on ju. Mänguliselt ja siit tuleb 3, Pavlov saab veel näpud vahele, ei päästa see ja Hannes Anier lööb 3-0 85. minutil ja nüüd on küll tehtud. Nüüd on tehtud ja Anieri värav vormistab selle lõplikult. Levadia pink võib peo püsti panna, kõigil näod naerul, miks ei peaks olema. Ja mis Anieri jäi mõni minut tagasi tegemata, selle teeb ära siit ja kas oli see ikkagi jälle Beglarishvili, kes saab oma kübara kätte söötudest ja läheb ikka, kui praegu ei taheta vahetada oma rünnak. Nii, värava ette ja tuleb Valner ja Vall lahti ja üle ja Hutti kuskile ka ei lähe ja nüüd siit Pavlov nopib selle ikkagi. Ja ongi paraku kõik ja Mark Maksimkin sai nüüd käia seal keskjoone juures, aga poiss võtab ise vähemalt seda väikese huumoriga naeratas näol, ega siis ole hullu, järgmine kord jälle.